Ja saame alustada järjekordse Hiiumaa valla volikogu istungiga. Rõõm on kõiki näha. Hiiumaa valla volikogu ajal oleme Kõpus minu arvepidamise järgi esimest korda. Oleme teist korda. Koolimajas. Kõrgessaares. Kõrgessaares on mitu korda. Me oleme Kõrgessaares olnud mitu korda, aga no jah, et olgu kuidas on, aga igatahes lahke pererahvas on meid siia lubanud ja täna on selline omapärane paigutus, aga mõnel kukalt, aga sellest ei ole midagi, et käed loen kokku. Ja sõna saab anda ja kõik, et katsume kenasti hakkama saada. Et muid sissejuhatusi minu poolt rohkem ei olegi, kui et alustame siis tavapäraselt päevakorraga. Et kas kellelgi on päevakorra kohta mingisuguseid mõtteid või küsimusi või pretensioone? Kui ei ole, siis jah, just. Eile Kodussaare fraktsioon kogunes ja ettepaneku 14 siiski täna vaikavad või ennast kogunes. Osavakide staatuse määratus, mis on poliitika, mitte normitehnilise parandus, mida eestas keskkonnasüsteemist. Meie ettepanek on hääletatud välja. Selge. Kas on veel ettepanekuid? Ei tundu olevat. Siis saame teha nõnda, et muudatusettepanekut tuleb hääletada ja ega muud kui palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku, et võtta välja päevakorrast punkt number 14 poolt. Kes on muudatusettepaneku poolt? 1, 4, 5, 6, 7, 8. Nii, 8. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tunnus sellest valesti. 9 vastu, erapooletu, mina jään erapooletuks. Et kahjuks ei leidu. Muudatusettepanek toetust. Ja nüüd saame panna siis päevakorra hääletusele. Palun käega märku anda, kes on päevakorra sellisel kujul, nagu ta tahvlil on, kinnitamise poolt. Palun käega märku anda. Liina. Aha, 10, 11. Nii, aitäh. Kes on vastu? Erapooletud. 7 erapooletud. Nii. Päevakord on kinnitatud. Polks ka. Päevakord on kinnitatud ja nüüd kas keegi volikogu liikmetest soovib sõna avalduseks? Minul on Jaa, palun. Visitin avaldus. Tahtsin sellist asja öelda, lugupeetud volikogu ja valitsuse ja muud inimesed, kes ei tulnud, et hetkel käib siis selle Hiiumaa valla arengukava nagu täiendamine ja arengustrateegia ja ka tegevuskava nagu uuemaks lihvimine, mis paljuski kindlasti jääb jälle järgmise koosseisu teha ja nagu ellu viia. Ja seoses sellega olen siin mõnedega kahtlasega ka arutanud ja mul üks jälle ja ma tahtsin seda ettepanekut kindlasti teha siin volikogus ja Saivarile ka üle. Et ettepanek siis arengukava ettepanek ja järgmine. Teen ettepaneku täiendada Hiiumaa arengukava tegevuskava lausega. Kõrgessaare kalatehase kinnistu baasil alustada koostöös kinnistu omanikuga taastuvenergia, turismi ja väikeettevõtluse arengule loomise liites selle idee ja tegevuse arengukavas nimetatud Kõrgessaare sadama arendusplaanide juurde. Sadama et liites selle uue mõtte sinna juurde. Ja kinnistu omanikega on ka teil siin juba teatud teemadel ka räägitud ja kinnistu omanikud on teist ettepanekud ka nemad, kui nemad siis valla
valitsuse ja volikogu poole, et sellised arengud võiksid seal koha peal olla. Nii et palun. Mille baasile me kõrgesse seal oli turism, ja väikeettevõtted. aga mis asi? viia see siis nii, ma võin selle uuesti nii, teen ettepaneku täiendada Hiiumaa arengukava tegevuskava järgmise lause. Kõrgessaare kalatehase kinnistu baasil alustada koostöös kinnistu omanikuga taastuvenergia, turismi ja väikeettevõtluse arenguala loomisest. Liites selle tegevuse arengukavas nimetatud Kõrgessaare sadama arendusplaanide juurde. Kas oli selge? Aitäh! Vastu võetud. Nii, kui rohkem avaldusi ei ole, siis saame asuda päevakorra juurde ja nagu ikka kõigepealt valitsuse info, mis vahepeal on toimunud. Ja, tere hea volikogu. Kohe jagan ekraani ka. Vastupidi, tehnika peen häälestab ennast. Andres, kas sa saad aidata? Kas sa saad aidata Ergo arvutusest ekraanile? Ega... Nii. Ja nüüd on ühendus. Kõigepealt nii nagu olen viimastel kuudel alustanud ülevaate. No võt seda tehnikat. Ülevaate elanike arvust. Ja 1. juuni seisuga on Hiiumaa elanike arv 9570 elanikku. Rõõmu teeb, et jätkuvalt igakuiselt Hiiumaa elanike arv kasvab. Sünnid, surmad on meil viimase kuu arvestuses küll -2, aga sisseränne selle võrra jälle ületab lahkunuid 15 võrra ehk kogu saldo on plussis ja nagu ütlesin, nii ta on kõik need viimased kuud ka edasi liikunud. Siis tulumaksu laekumine, et 4 kuuga on meil eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu suurusjärgus 3,3 miljonit, mis on 34,6% planeeritud mahust. Valla eelarvest teadupärast siis 9 miljonit 580 000 on planeeritud ja 4 kuu norm täitmine oleks siis 33,3%. Tulude täitmine, et kui niimoodi vaadata liikide kaupa, siis maamaks on üle poole meil laekunud, ülejäänud maksuliigid on ületamas natukene planeeritud mahtu või siis
muude tegevustulude või kaupade teenuste müük, mis on siis seotud koroonapiirangutega, et need on siis hetkel alatäitunud. Kulude osas on antud tegevustoetused ainus kululiik, mis on siis sellist 4 kuu normi ületamas, ülejäänud kululiigid, majandus, personal ja sotsiaaltoetused on siis hetkel planeeritust väiksemas mahus makseid tehtud. Personali osas, et kui alguses saime rõõmustada, et elanike arv jätkuvalt kasvab, siis saame rõõmustada ka selle üle, et kõik viimased konkursid, mille oleme läbi viinud, on olnud kandidaatide rohked ja on tõepoolest olnud, kelle vahel valida. Ja saame siis infoks välja öelda, et peagi alustab meil juristina tööd Külli Vallimäe-Tuuberg. Siis on välja valitud 2 haldusjuhti, Kärdla osavallas on Kristo Kuuse tööd alustanud ja Kõrgessaare osavallas Vello Kallas juulikuus alustab. Kultuurispetsialist on meil läinud pikemale puhkusele ja sellest nädalast on siis alustanud tema asendaja Eve Ellermäe. Lastekaitsespetsialistina alustab selle kuu lõpus tööd Anni Leiger ja just täna saime joone alla psühholoogi konkursile ehk siis inimene, kes asub meie haridusasutustes tööle ja Meril Lebin on siis inimene, kes sai psühholoogiks valitud. Siis on positiivse poole pealt hea välja tuua, et Kärdla ja Orjaku sadam on esimest korda saanud sinilipu kvaliteedimärgi. Et seda märki ei ole sugugi lihtne saada. On Euroopas piiratud arv, rääkimata siis Eestist neid sadamaid, kus on õigus see märk üles seada. Hiiumaa Arenduskeskus on oma suvekontori avanud Kärdla keskväljakul, mis ühtlasi on siis ka turismi infopunkt. Ja nagu siin volikogu sõnavõttude ajal juba viidati, et valla arengukava avalikud koosolekud on toimunud, igas osavallas avalik koosolek oli, kus muudatusettepanekuid tutvustati ja oli siis võimalik omalt poolt sisendit lisada. Tuleb muidugi nentida, et ei olnud väga rahvarohked need koosolekud. Hiiumaalt on Eesti aasta külakandidaadina Muhvi piirkond kandideerimas ja homme on siis Vabaõhumuuseumis selline üleriiklik kogunemine, kus siis kuulutatakse Eesti aasta külaga välja. Selle saab homme teada. Võidupühal ehk 23. juunil on Kaitseliidu eestvedamisel toimumas maakaitsepäev Kärdla sadamas kella 2 kella 4 ja kella 4 siis alates jagatakse võidutuld. Et tasub kindlasti osa võtta, et see on esimest aastat, kui kohalik Kaitseliit seda tule jagamist natukene pikema ja pidulikuma sündmusena korraldab. Nad on siis koostööpartneriks. Siis majandusteemadest Kärdla põhikooli hankel laekus 2 pakkumust ja hetkel käivad läbirääkimised. Mõlemad pakkumused ületasid küll planeeritud mahtu ja kui ka läbirääkimiste järel selgub, et peaks olema see hanke maht suurem, kui me oleme ette näinud oma eelarvestrateegias ja eelarves, siis suure tõenäosusega palume volikogul juulikuus koguneda ja luba siis sinna objektile suurem summa suunata, et see kool ikkagi valmis ehitada. Siis Käina huvikooli hange, sinna oli 1 pakkumus ja ületas ka planeeritud summat, mille oleme hetkel luhtunuks tunnistanud ja samas käib siis töö, et teha seal muudatusi ja uus hange ette valmistada, arvestada siis ka seda perioodi, et tänavune suvi ja ilmselt sügise algus jääks sealt välja, kuna ehitusturg on hetkel väga kuum.
Kardiraja hanget oleme 2 nädala võrra pikendanud ja seal on muudetud ka hanke tehnilisi tingimusi, on vähendatud mahtu ja see on seotud selle samaga, mida mainisin, et hetkel need ehitushinnad on hüppeliselt kasvanud, et siis jääksime ikkagi planeeritud hinna sisse. Täna alati Käinas Coop kaubanduskeskus ja valla poolt siis oli selle sama asjaga otseselt seotud Sporditänava arendus. Selle põhimaht on valmis ja 1. juuliks on siis vallapoolsed tööd planeeritud seal lõpetada. Ja täna vist oli keskpäeval lõppes Päheli kinnistu enampakkumine. Oli täpselt üks pakkumus, ehk siis alghinnaga 29 900 peaks see objekt nüüd müüdud saama. Siis infoks, et kuna on alanud koolivaheaeg, siis on olulised muudatused ka maakonna bussiliinide sõidugraafikutes. Meil need graafikud arvestavad oluliselt ka koolide toimumisega ja kuna kooli ei ole, siis on graafik ka teistel aegadel ja veidi hõredam. Käina piirkonnas riigimaanteedel, aga Kalevist läbi on alanud suuremahulised teetööd, mis kestavad septembri lõpuni ja samamoodi on Kärdlas Pae tänaval suuremad ehitustööd alanud ja seal on lõpptähtaeg 31. oktoober. Sõru sadamas oleme vallastanud ehitusloa ja kohe, kui siis hooaeg lõpeb, alustatakse seal töödega. Ja Kalaliidrist on tulnud ka siis lõplikud rahastusotsused. Naistlaiu kalurite maja ehitamine, mis on siis mahus umbes 127 000 ja projekti lõpptähtaeg on mai 2022. Ja teine projekt on Anger ja Maimude asutamine Rannikumerre summas 78 000 ja selle projekti lõpp on mais 2023. Siis keskkonnateemadel eelmise kuu lõpus toimus koostöös Kompostiljoniga biojäätmete kompostimise veebikoolitus ja oli väga menukas. Hästi ootamatult oli seal 280 osalejat nii-öelda siis otseülekandes vaatamas ja selle koolituse slaidid on valla veebilehel jätkuvalt üleval, et teame, et ka seal huviga neid vaadatakse. Ja sel nädalal olid Hiiumaal kõik pakendi ringlusorganisatsioonide esindajad. Meil on nendega koostöös kavandatud pilootprojekt ehk nad siis paigaldavad meie koolidesse, esialgu koolidesse, me juba rääkisime ka sellest, et järgmise sammuna lasteaedadesse liikuda, paigaldavad siis sorteerimisjaamad, et seeläbi sellist keskkonnateadlikkust saarel suurendada, et laste kaudu seda teha on väga mõistlik, lapsed viivad selle teadmise kindlasti ka koju kaasa. Leisu seltsimajas on veepuhastusseadmed uuendatud ja nüüd on siis vee kvaliteet ka märksa parem. Paluküla terviseradadel on alustatud uue detailplaneeringuga, ehk siis sinna on ka kunagi planeeritud teenindushoone, nüüd siis avame selle planeeringu ja loodetavasti siis selle planeeringu toel ja tulevikus ka projektide rahastuse toel saaks sinna teenindushoone või hooned rajada. Terviserajad on hetkel väga aktiivses kasutuses, mida meeldib tõdeda. Haridusvaldkonnas on loomulikult põhirõhk lõpuaktustel, lasteaiad, koolid. Et selle nädalaga saab siin veel ringi peale, kui laupäeval viimasena on gümnaasiumis lõpuaktus. Ja samamoodi on õppeaasta lõpp seotud tunnustamistega. On meeldib tõdeda, et on põhjust välja anda taaskord palju kuld- ja hõbemedaleid gümnaasiumiõpilastele ja põhikooli lõpetajatele kiituskirju.
ja samamoodi on siis olümpiaadide tulemused ka kokku võetud ja parimaid autasustatud. Ja nii kui kool läbi sai, ega noored siis niisama jalga kõlgutama ei jää, vaid juba on sel nädalal alustatud töömalevatega. Noorsootöö valdkonnas lisaks siis sellele, et tegeletakse malevatega, on 2 riiklikku projekti lõpuni viidud, ehk siis noorsootöö mudelid. Üks on koostöös Muhu ja Saaremaa ning Harjumaaga. Loodi noorteinfo veebileht ja äpp Infohunt. Nüüd riik ehk Harno võtab selle üle, arendab seda edasi ja toimetab sellega. Ja ülevõtmisprotsess on siis sel nädalal alanud ja loodame sellega siis novembris ühele poole saada. Ja teine noorsootöö mudel on noorte kaasamiseks mõeldud põgenemistoa meetodil mudel Põgene vingu käest, et käsiraamat ja see on siis avatud kõigile noorsootöötajatele üle Eesti, on siis hiidlaste poolt välja töötatud. Sotsiaalvaldkonnas 2 projekti on hindamised läbi viidud, sõlmitud lepingud, kodud tuleohutuks projekti raames teostatakse suvel Potsepa ja elektritöid 6 kodus ja puuetega inimeste eluruumide füüsilise kohandamise projekti raames 3 kodus. 2 päeva oli saarel võimalus veredoonoriks olla. Üle 100 hiidlase seda võimalust kasutas ja PERH-i verekeskus on siis doonoritele pakkunud sellist võimalust, et kes ei soovi siis tänuteheks saada šokolaadi või midagi, võib oma tänumeene suunata vähekindlustatud peredele ja siis korra või 2 aastas PERH jagab need mingis Eesti piirkonnas laiali, seekord toodi kingipakid Hiiumaa vähekindlustatud peredele. Ja sotsiaalvaldkonnas veel Hellamaa sotsiaalküla projekteerimise hange, mis on läbirääkimiste etapis, aga juba lõppjärgus ehk peagi saame seal lepingu sõlmida. Ja see on minu poolt kõik, aitäh! Nii, aitäh! Nüüd on küsimuste kord. Palun, kellel on küsimusi? Mul selline küsimus, et juba mõned nädalad tagasi teatavasti Kõrgessaare osavallavanem Üllar Raide esitas lahkumispalve. Pean märkima, et me osavallakogu liikmena olime me väga heas kontaktis ja väga hea koostöö oli. Seda enam tahaks nüüd teada, millised sammud järgnevad, kas on plaanis kedagi tutvustada osavallakogule, et kes tuleks siis kes tuleks uueks osavalla vanemaks, et ma arvan, et tegelikult tuleks võinud see juba ka täna juba teada olla, sest tema Üllari lahkumiskuupäev tööst on ju ammu teada. Nii et selles mõttes ma tahan Üllari tunnustust avaldada siin volikogu ees osavallakogu puhul, see ma arvan, et kohalike inimeste poolt ka, aga nüüd see küsimus, jah. Ja, aitäh. See lahkumissoov tuli ikkagi üsna ootamatult ja keerukust lisab asjaolu, et osavallavanemate tööperiood saab oktoobri lõpuga otsa, ehk ei ole, kui kuulutaks välja konkursi ja otsiks uut inimest, et siis ei ole talle anda kindlustunnet väga pikaks ajaks. Ja olen osavallakogu esimehega natukene maad kombanud, et millal nad kogunevad ja saan aru, et peale jaanipäeva on Kõrgessaare osavallakogu kogunemas ja siis esimese asjana lähekski ettepanekuga osavallakogu juurde ja peale osavallakogu koosolekut jagaks infot laiemas ringis, et enne ei pea õigeks mõtteid jagada, kui olen osavallakoguga ka läbi arutanud. Jah, vahetult enne seda 28. juuli. Jah, et siis... Sa rääkisid, et turismipunkt on alustanud tööd keskväljakul. Mis toimub keskväljaku teistes paviljonides? Putkades.
Ja seal kõrvalpaviljonis on, ma ei tea, vabandan, et ma ei tea nende ärinime, aga kõrvalpaviljonis on need ettevõtjad, kes peavad Mamma Mia kohvikut, on siis avanud seal ka välikohviku, täitsa töötab. Ja seal teisel pool ehk siis Coop poe kõrval on samamoodi leping sõlmitud ettevõtjaga, kellel siin kevadel oli mure see, et tööjõudu sinna ei leidnud, aga ma väga loodan ja olen olnud ettevõtja endaga ka suhtluses, et ka seal saaks paviljon siis ikkagi õige pea avatud. Nii, õigest vastu. Anti küsimus. Aitäh! Ma hariduskomisjonis küsisin ka ülevaadet investeeringu tegevuse kohta ja siis vallavanema asendamise ülevaate ja ühtlasi ka mainis, et tuuletorni plaanitav siis bowling lükkub edasi või hange ebaõnnestus ja et see ei ole ka enam selline prioriteet number 1, et prioriteedid on mujal, näiteks siis Häirekultuurikeskus, sain nii aru. Ja minu küsimus on see, või paluks infot, et kuidas siis tuuletornis kasutatakse seda täiendavat PKT toetust. Aitäh! Ja aitäh! Tõepoolest sellist infot jagasin ja nii ka on, et bowlingusaali seadmete hange ebaõnnestus ja me ei ole ka ette valmistanud uut hanget ja seda just põhjusel, et Käina huvikooli kultuurikeskuse hoone, et selle hange on esimesel korral kallimaks läinud ja kui peaks nüüd olemagi nii, et ehitushindade kasv ei peatu ja hakka langema, siis üks lisaraha variant on seda bowlingusaalile planeeritud raha kasutada Käina huvikooli investeeringu lisarahana, et see objekt lõpuni viia. Osavalla kogu peab seal ka siis oma kinnituse andma, aga Osavalla vanemaga suheldes on küll selles mõttes signaal ja mõttekäik olnud see, et esmatähtis on jõuda valmis huvikooli hoonega, kus on siis muuhulgas ka noortekeskus, kuhu tuleb eakate päevakeskus ja kuhu edaspidi tuleb ka perearstikeskus. Ehk see hoone on tõesti hetkel prioriteet. Nii. Kas on veel küsimusi? Inger veel, jah. Kas Anti küsib enne ära? Kes? Anti. Jaa, Anti, palun. Et ma saan õieti aru ja kas see on siis korrektne, et seda tuuletorni täiendavat PKT toetust saab kasutada siis Käina kultuurikeskuse renoveerimisel. Jah, seda lisavahendeid saab Osavalla piires kasutada. Et see tuleb vastavalt sellele lisarahale, mis tuuletorni esialgse kallinemisega lisati, et üks osa tuli üldvalitsuse alt kui maakondliku objekti ehitav investeering ja teine osa tuli Käina osavalla alt ja nüüd, kui tuli lisaraha, siis ta jagunes ka täpselt samade protsentide alusel üldvalitsuse ja Käina osavalla vahel. Ehk siis muud seal selles mõttes midagi ei muutunud, kui suurenes riigipoolne panus. Ehk selle objekti osas oma osaluse protsent vähenes selle riigi lisamiljoniga. Jaa, Inge ja siis annab... Jaa, tegelikult tahtsin ma täpselt sama asja küsida, et
kas ma saan aru, et sa oled seisukohal, et PKP rahad tulevad sellega, et teil on küljes silt, millisesse osavalda läheb, mitte millise objekti jaoks ta läheb? Selles mõttes, et rahal üldjuhul ei olegi silti küljes. Nagu ma püüdsin selgitada, et kui toimus kallinemine, siis esialgsest plaanist kasvas valla omaosaluse protsent. Nüüd, kui tuli lisaraha riigilt, siis kasvab riigi panuse protsent ja väheneb valla omaosalus. Et see objekt, kui külastuskeskus on ju tegelikult lõpuni valmis ehitatud, et seal on jäänud veel need lisaosad, ehk seal keldrisse bowlingusaal, aga külastuskeskus kui selline täna juba ju toimib. Selle küsimuse jätkuks ikkagi veel, ma tahan, et see jääks siia väga selgelt, et pärast ei oleks jälle, et ma ütlesin nii. Ma küsin, minu meelest Käina kultuurikeskus, mis on väga vahva asutus, Päina kultuurikeskus ei osanud, et PKT mingisugustes selles mõttes konkurssidel ega taotlenud raha. Kas seda raha, mis tuli nüüd lisa, on ja täitsa nii lubatud kasutada, ütled kohe niimoodi, et Käina kultuurikeskuse renoveerimisel bowlingu, et on praegu ära algul need plaanid, taotlesime raha, et teeme bowlingu, nüüd seal midagi nurjus ja nüüd on mõttes kohe tõstame teisi kohta. Kas see on sinu arvates õige ja kas on ka lubatud? Püüan siis veel selgitada, et lisaraha ei tule teise objekti ehituseks. Lisarahaga vabaneb valla enda lisapanus ja selle valla enda lisapanuse me saame tõsta mujale. Me oleme esialgses PKT selles projekti taotluses välja lubanud, et meie paneme, ma peast ei oska öelda, aga 1%. Nüüd see objekt läks kallimaks, volikogu ju, millal see oli, 2 suve tagasi või millal teil tuli teha otsus, kas see objekt valmis ehitada, kas valla panust on, kas oleme valmis valla panust tõstma. See otsus sai tehtud. Nüüd, kui riik leidis lisaraha, siis selle arvelt saame oma osaluse protsenti vähendada, ehk oma lisavahendeid vabaneb sealt. Mitte ei kasuta PKT raha, mis on ette nähtud selle objekti jaoks mõne teise objektile. Uus kasutatakse siis. Oo, jääb. No võib-olla siis jah, ma tahan öelda seda, et loodetavasti oli sul õigus, aga ma loodan, et sa, nagu mõne teise asja puhul ei pea paar kuud hiljem ütlema, et tegelikult mul ikka päris õigus ei olnud. Aitäh. Ma võin omalt poolt natuke selgitada tõepoolest, et küsimus on proportsioonis. Tuuletorni puhul on küsimus kaasrahastuse PKT meetme poolt tulnud rahastuse ja valla oma osaluse vahekorras. Ja lisarahaga tõepoolest vald tegi täiendavaid kulutusi, kuna ta sai sealt PKT meetmest väiksema protsendi toetust. Nüüd lisarahastusega on nii-öelda raamatupidamislikult. Sa tõstad lisarahastuse protsenti ja langetad oma osaluse protsenti, mis tähendab, et vallale jääb vabu vahendeid alles. Nii lihtne see tegelikult ongi minu arusaama järgi. Mulle kummaline on lihtsalt, et üks asi on nii, et üks on PKT ja kultuurikeskus. Aga kui ma saan aru jah, et see paigutus nagu hiljem, et kuna meil läks kallimaks, siis ma saan aru. Küsimus on jah sihtsuunitluses, et kas sihtsuunitlus on ka lisaraha puhul või ei ole. See selge, aitäh. Mina seda öelda. Jaa, aitüma. Kas on veel küsimusi? Küsimusi on? Lembit, palun. Enne volikogu me saime revisjonikomisjoni protokolli. Ei tea, kas sa saan selle päeva küsida ka teile? See tuleb eraldi ettekandele, eraldi päevakorrapunkt. Ta võib küsida ikka võib-olla. Aga sa võid kohe küsida. Kui tuleb päevakorrapunkt, siis see tuleb järgmise päevakorrapunkti veel eraldi, tuleb ettekanne eraldi. Nii, see, palun, hing ikkagi hakkas kripeldama ja ma küsin siis, et kas sellistele raharingi tõstmistele, kui oma osalus vabaneb, ka järgneb siis kunagi eelarve muudatused. See peaks olema eelarves kajastatud. Ja loomulikult, et nagu ma mainisin selle
Kärdla põhikooli hanke osas, et kui me soovime sõlmida hankelepingu, mis on suuremas mahus kui eelarves või eelarvestrateegias kirjas, siis me selleks palume volikogul juulikuus koguneda ja see kinnitada. Kui toimuvad sarnased muudatused, siis see kajastub ka kas lisaeelarves või tuleb loomulikult volikogu kinnitab need, et meil on. Aga hetkel me ei ole ju kuskil neid ümbertõsteid teinud, et kui me räägime huvikoolist, siis me läheme nüüd hankega uuesti välja. Meil ei ole täna hanke lõppenud, meil ei ole hankelepingut sõlmitud, valla volikogu on kinnitanud lepingu, kinnitanud valla eelarve, kus ta on 1,18 miljonit huvikooli renoveerimiseks ette näinud. Kui me sellest mahust üle läheme, siis tuleb loomulikult volikogul see kinnitada. Tiidule selgituseks ka natuke, et tegelikult me oleme selle raha ju eelarvesse juba paigutanud. Kui te mäletate, eelarve vastu arutelu juures oli pool sellest läks Keina osavalla arvele ja pool läks keskvalitsuse arvele. Et see raha on meil tegelikult eelarves ju olemas. Aga kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole, siis aitüma ja saame minna edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Hiiumaa valla 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Et kes selle osas teeb ettekande, palun? Tere, lugupeetud volikogu ettekande teen mina rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus. Tere Heidi, oled ilusti kuulda, kuuleme sind. Väga tore, ma sooviksin jagada oma ekraani, ma vaatan, kas see õnnestub. Nii, kas on näha minu ekraan? Hetkel ei ole, me peaksime ekraanil ära vahetama selle Teamsi keskkonna peale, et sealt on näha. Andres. No võt, nüüd on näha ilusti. Hästi. Võid isegi täis ekraani vajutada. Jah, just, aitäh. Hiiumaa vallavalitsus on koostanud valla konsolideerimisgrupi 2020 aasta majandusaasta aruande ning esitanud auditeeritud aruande volikogule. Möödunud aruande aasta oli 3. tegevusaasta ühinenud vallas. Aruande aastal tegutseti kinnitatud arengukava, eelarvestrateegia ja ühinemislepingus seatud eesmärkide kohaselt. Jätkati käimasolevate investeeringutega ning alustati ka uute investeeringute elluviimisega. 2020. aasta algul oli registreeritud elanike arv Hiiumaal 9454. Selle aasta algul oli registreeritud elanike arv 9514 ehk möödunud aastal toimus positiivne muutus 60 elaniku võrra. 2020. aastal oli Hiiumaa vallas keskmiselt 4988 maksumaksjat, eelneval aastal 4891 ehk suurenemine 97 võrra. Sissetulek kuus Rahandusministeeriumi andmete alusel oli inimese kohta keskmiselt 1297 eurot kuus, eelneval aastal 1163 eurot. Töötuid oli kuus keskmiselt 200 inimest. Kui 1. jaanuari seisuga 2020 oli töötute arv 138, siis aasta lõpu seisuga oli töötute arv 249. Selle aasta aprilli lõpu seisuga oli töötute arv Hiiumaal 269. Konsolideeritud Hiiumaa vallavalitsus koosneb 6 ametiasutusest ja 35 hallatavast asutusest. Võrreldes 2019. aastaga on toimunud muudatused meie hallatavates asutuses. Eraldi asutustena tegutsevad Kärdla lasteaed ja Vigri lasteaed. Eraldi on ka Kärdla kultuurikeskus ja Kõrgessaare vabaajakeskus. Samuti Kärdla linnaraamatukogu ja Kõrgessaare raamatukogu. Tegutsemist alustas valla hallatava asutusena Hiiumaa spordikool ja Hiiumaa sport. Konsolideeritud on 6 üksust, milles vallavalitsuse osalus on 100%. Nendeks on OÜ Hiiumaa jäätmajaam, mis muutis nime eelneval aastal. Esialgne nimetus oli OÜ Hiiumaa prügila.
Lisaks on veel Kärdla veevärk aktsiaselts, sihtasutus Hiiu maakonna hooldekeskus, Tohvri, sihtasutus Hiiumaa arenduskeskus, sihtasutus Hiiumaa spordikool, mis alustas eelmine aasta likvideerimist ja Hiiumaa sadamad sihtasutus. Ja spordikooli kohta veel nii palju, et spordikooli varad, sihtasutuse varad on antud üle notariga Hiiumaa vallavalitsusele mai seisuga ja likvideerimisaruanne koostatakse selle aasta juuni lõpuks ja audiitori aruanne saame ilmselt juuli lõpuks. Järgnevalt teen ülevaate konsolideerimisgrupi finantsnäitajatest. Bilansinäitajad varad aasta lõpuga 2020 on 52 000. Kõik esitatud andmed on siin tuhandetes ja võrreldes 2019 aastal vastav näitaja 47 000. Kohustused on natukene vähenenud. Lihtne oleks öelda 52 miljonit ega kõiki neid tuhandeid. Heidi jätka, jah? Jah. Tegevustulud olid eelneval aastal võrreldes 2019 aasta oluliselt suuremad. Kui tuludeks 2020 oli 25 miljonit, siis 2019 aastal 19 miljonit. Suur erinevus põhjustab meie toetuste laekumine. Toetusi nii põhivara investeeringuteks kui ka tegevustuludeks oli eelneval aastal suuremates summades. Seevastu tegevuskulud ei ole väga palju suurenenud, vahe tuleb 1 miljon. Ja seetõttu ongi eelneva aasta tulem võrreldes 2019 aastaga oluliselt suurenenud. Muud näitajad, põhivara investeeringute maht 2020 oli 7,7 miljonit, 2019 aastal 5,8 miljonit. Likviidsuskordajad on stabiilselt püsinud ja lühiajaline maksevõime on pisut tõusnud. Kohustuste osakaal varadest on 2019 aastaga võrreldes vähenenud. Kui 2019 oli kohustuste osakaal varadest 24,74, siis möödunud aastal 19,32. Samamoodi on vähenenud laenukohustuste osakaal möödunud aastal 12,46 ja 2019 14,02. Põhitegevuse tulem, nagu siit tabelist on näha, on suurenenud, samamoodi nende põhitegevuse tulem on suurenenud, samamoodi kuna meie tulud olid suuremad kui meie põhitegevuse kulud. Netovõlakoormus on vähenenud ja netovõlakoormuse määr on meil püsinud 2019 aastaga võrreldes suhteliselt stabiilne. Kui määr oli 2019 aastal 35,3%, siis 2020 aasta lõpuga oli netovõlakoormuse määr 34,58%. Ja lubatud netovõlakoormuse määr oli 2020 aastast alates senise 60% asemel lubatud 80% ja 80% on lubatud kuni aastani 2024. Meie eelarvest Hiiumaa valla 2020 aasta esialgne eelarve kinnitati Hiiumaa vallavolikogus veebruarikuus ja esialgse eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks oli 15,7 miljonit eurot, põhitegevuse kulude kogumahuks 14,2 miljonit eurot, investeerimistegevus 7,6 miljonit eurot, finantseerimistegevus 1 800 000 eurot ning muutus likviidsetes varades -2,5 miljonit. Aasta jooksul koostati ka üks lisaeelarve, mis kinnitati Hiiumaa vallavolikogus septembrikuu istungil. Põhitegevuse tuludeks lisaeelarveks sai 473 000 eurot ja põhitegevuse kulude kogumahuks 76 000 eurot. Lisaeelarve koostati eesmärgiga korrastada eelarveread vastavalt kulude tegevusaladel kajastamisel ühistel põhimõtetel ning seoses Hiiumaa vallavalitsuse 1. aprilli 2020 aasta korraldusega number 197, mis piiras 10% põhitegevuse kulude tegemisest 2020 eelarve kasutamisel ametiasutuste lõikes.
Lisaeelarvega lisati ka sihtotstarbelised vahendid ning riigi poolt eraldatud lisatoetussummad seoses koroonakriisiga. Hiiumaa vallavalitsuse korraldusega suunati kuludesse reservfondist 20 000 eurot ning omaosaluse fondist 17 000 eurot. Hiiumaa valla 2020 aasta eelarve täideti põhitegevuse tulude poole pealt 101%, põhitegevuse kulude poole pealt 95%. Investeerimistegevuse tulem oli negatiivne ehk 1,89,3 miljonit. Palju jäi põhivara investeeringutest tegemata. Kui eelarves oli ette nähtud, et põhivara soetus on 15 miljonit, siis jõuti reaalselt teha 8,5 miljonit. Ja likviidsete vahendite jääk kahanes 1 miljoni euro võrra. 2020. aastal avati Käinas elamuskeskus Tuuletorn, valmis Kärdla keskväljak, avati Hiiumaa Sotsiaalkeskuse erihooldekodu Pargikodu, tegevust alustas noortekodu Kõpu endistest kooliruumides, valmis kopteriplats. Kõrgessaare osavallas soetati Risna jahisadam ja koostöös vallavalitsusega valmis ka Kõrgessaares tankla. Alustati Kärdla põhikooli projekteerimisega ja samuti alustati Hiiumaa spordikeskuse ehitamist. Tänan. Aitäh. Nüüd järgmisena palun revisjonikomisjoni akt, mis käib siia juurde. Revisjonikomisjon on siis oma akti või aruande siis aluseks võtnud kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimisseaduse, mille kohaselt enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ning kuulab ära seda auditeerinud audiitori. Seda on revisjonikomisjon teinud. Seejärel koostab revisjonikomisjon kirjaliku aruande, mis on siis kõikidele volikogu liikmetele ka praeguseks saadetud. Ja lisaks annab revisjonikomisjon oma aruandes ülevaate oma tegevusest. Lühidalt revisjonikomisjoni tegevusest 2020. aastal. Veebruarikuus revisjonikomisjon oma protokollis number 15 siis kontrollis vallavara kasutamist ja ka vallavalitsuse sisulist tööd. Lisaks valla hallatavate asutuste, äriühingute, sihtasutuste tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning varade kasutamise sihipärasuse kontroll. Ja nendest küsimustest andis ülevaate komisjonile Hiiumaa valla sisekontrolör. Märtsis 2020 oli revisjonikomisjonil tööplaanis siis tutvumine sihtasutusega Hiiumaa Arenduskeskus, aga alanud koroonakriisile lükkasime selle edasi ja ühtlasi tegime oma tööplaanis ka korrektuure, kuna oli väga keeruline hetk kõikide kohtumiste ja kogu muu säärasega sellel hetkel. Juunis eelmisel aastal koostas revisjonikomisjon oma aruande number 3, kus siis tegi mitmeid ettepanekuid majandusaasta aruande kinnitamise juures. Need on siin aruandes ka välja toodud, milleks üheks põhilisemaks oli siis Hiiumaa üldhariduskoolide õpetajate palk, mis ei ole siis kõikides koolides miinimumvõrdne ja ilmselt ei ole see kahjuks ka täna. Detsembris 2020 alustas revisjonikomisjon väga põhjalikult tutvumist Lahkuna tuuliku kinnistul toimuva tegevusega ja lõppkokkuvõttes jäi komisjon seisukohale, et ehitusluba on väljastatud ebakorrektselt
tänaseks võime siis tunnistada, et sellel hetkel oli revisjonikomisjonil juba õigus. 2020 aasta eelarve täitmise oleme kajastanud oma aruandes, mida ma ette lugema ei hakka. See on juba siis finantsosakonna juhataja poolt meile kenasti praegu ette siin kantud. Lisaks panime siia oma aruandesse veel kirja ülevaate huvihariduse toetuse kasutamisest Hiiumaal eelmisel ja käesoleval aastal. Revisjonikomisjon tutvus ka siis meie osaühingutest Hiiumaa jäätmejaamas läbi viidud hangetega, kus meile anti siis põhjalik ülevaade, millised hanked on eelmisel aastal, millistes summades ja milliste partneritega läbi viidud ja need on siin aruandes välja toodud. Audiitori tehtud tähelepanekud revisjonikomisjonile olid üldjoontes positiivsed. Hiiumaa valda auditeerinud audiitor väitis, et ei ole tuvastanud suuremaid korrigeerimisi, mida oleks vaja raamatupidamises teha ja üldises osas on läbi nende aastate olukord paranenud ja vähem on neid kohti, kus audiitori ettepanekutele tuleb teha muudatusi või alusdokumente tagantjärele lisada. Revisjonikomisjoni ettepanekud. Revisjonikomisjonil on üks ettepanek ja see ettepanek on see, et kasvavad Hiiumaa valla kohustused, laenu tagasimaksed, uute objektide ülalpidamiskulud ei tohi mõjutada negatiivselt olemasolevate valla allasutuste majandamist ehk omavalitsuse põhiülesannete täitmist. Revisjonikomisjon toetab Hiiumaa valla koostatud 2020 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamist. Revisjonikomisjoni esimees Antti Leibri, revisjonikomisjoni liikmed Tiit Paulus, Alkula. Aitäh! Aitäh! Ja enne küsimuste juurde asumist võtame ka eelarve majanduskomisjoni seisukoha, et arutas ka. Eelarve majanduskomisjon toetas ja, aitüma. Nüüd on küsimuste kord, et kas volikogu liikmetel on küsimusi eelmise majandusaasta kohta tervikuna või aruande kohta? Tohib, ma tahtsin küsida, et ma ei tea, võib-olla isegi tegevjuhi käest selles mõttes, et selline disharmoonia, väga suur numbrite erinevus oli tõesti nende põhivara soetuste puhul, et plaan 15 miljonit ja siis ütleme soetati 8,5 eest. Kas see on nagu seotud, et mingisugused hanked venisid või mingisugused tööd venisid või planeerimised muutusid, et need lükkusid järgmisse aastasse? Tõenäoliselt midagi sellist on, et selline väga suur erinevus peaaegu poole võrra nagu see plaan, mis see põhivara soetus pluss tegelik realiseerimise põhivara soetus, millest see tingitus on? Jah, aitäh. Suuresti oli see juba väga õigesti analüüsitud, et tegemist oli peamiselt hangete lükkumisega ja need siis saavad realiseeritud käesoleval aastal. Veel küsimusi? Lembitul oli ennist. Inge, palun. Küsin seda, et öeldakse kirvereeglina firmas. Pool varandusest on materiaalne, pool varandust on meie inimesed, suhted, töökorraldus. Me oleme Hiiumaa vallas kuulnud väga palju niimoodi uute inimeste tööle asumist. Enamikul juhtudel on sellele eelnenud eelmiste inimeste lahtumine. Kui suur on personali liikuvuse protsentid eelmisel aastal ja kogu niimoodi selle koalitsiooni valitsemise ajal? On teil sellest ettevõtlust? Ja aitäh, hea küsimus. Ma ühe fakti täpsustuse teen kohe ära, et kui uus inimene tuleb, siis eelmine inimene on alati koha vabastanud, et 2 inimest me ei ole ühele kohale võtnud seni. Aga protsendilõikes siis, kui mõni kuu tagasi seda siin volikogu istungil keegi volikogu liige küsis, suhtlesin teiste
omavalitsustega ja vaatasin olukorda, et tegelikult ei ole siin Hiiumaal mitte midagi üleloomulikku, meil on väga sellised loogilised põhjused ka tihtilugu, miks toimub verevahetust ja samas ma ise viimaste liikumiste puhul tooksin positiivsena välja selle, et kui, ma ei tea, aastat võib-olla isegi veel 5 tagasi, 10 kindlasti inimene siin töökohast loobus, siis oli suur tõenäosus, et ta liikus mandrile, pealinna, siis täna mitmed inimesed, kes on vallastruktuurist lahkunud, toimetavad, tegutsevad jätkuvalt Hiiumaal oma kodukohas, teevad kaugtööd, ehk uue inimese lisandumisega on pigem meie saare elanike ja reaalselt siin viibivate inimeste arv kasvanud ja teistpidi ma ise ei näe küll selles mõttes tänapäevases töökultuuris ja ühiskonnas selles mitte midagi halba, kui selline 10% inimesi liigubki, tuleb värskeid mõtteid, värsket energiat ja inimene, kes ka töökohta vahetab, ilmselt tema annab siis oma järgmises töökohas jälle vunki juurde. Ja, et küsimusi veel? Lembit, palun. Enne volikogu tulles me kõik saime ju selle revisjoni komisjoni protokolli, lugesin seda läbi ja küsimus on mul Omarale, kuna ta on laivist ja kuuleb, et kuidas see siis on niimoodi, et üks osavald maksis eelmine aasta kooliõpetajatele iga kuu lisa 100 eurot. Ja teine küsimus on, et kas see kestab ka see aasta edasi. Me ju rääkisime ju, et palgad peavad Hiiumaal ühtlustama. Aitäh! Õpetajate palkasid ei kehtesta tegelikult. Küsimus ei ole õpetajate palga selles osas, mille annab riik, vaid nii-öelda lisaks makstavas tasus, mis on osavallalt erinev, see on tõsi, see on kogu aeg nii olnud. Aga kui Omar on liinil, siis ta saab seda selgitada. Nii, jaa. Tervist. Et selgitus oli see, et meil oli sellel aastal, vist 2019, eks ole, kui see muudatus oli lisaks ka nende normtundide siis ühtlustamine, mis Käina koolis olid 19 tundi ja mujal oli enamasti oli 23 ja ma ei teagi, kas kuskil oli 24 ka. Mis tähendab seda, et selle ühe aastaga, kui tõsteti Käina õpetajatel kõigepealt tunnikoormust 19 pealt 23 peale ja lisaks sellele ei oleks ühtegi nii-öelda